Aloha imelised teisel pool ekraani, minu nimi Kristal Raalaksmid, ette on tulemas eetrisse jällegi imelisest ja palavast Texasest. Ja ma olen heaolu ja ka suhete coach, et need on siis kaks viimast tiitlit, mis ma olen välja nuputanud. Peamised asjad, millega ma praegu tegelen ja minu eesmärgiks ongi aidata inimestel siis jõuda nende läbimurrakuteni või läbivoolamisteni, mis siis praegu tagasi hoiavad ja just teha seda keha, meele, vaimu tasandil, sillutades teed siis õnneliku, harmoonilise uue sinuni. Ja täna ma mõtlesin, ma teen sellise väikese, lühikese video, kuna ma eesti keeles väga ei olegi praegu teinud, et kogu minu aur eestikeelsete toimetamistega läheb praegu Wildwiti gruppidele ja ka sisemise pere programm, mis on töös. Ja sedasi ei jää väga aega siis kõrvalt muid asju teha, pluss siis ka podcast, et podcast on selline 2 korda kuus siis Aareti seiklused podcast, kus saate siis kuulda minu mõtteid sageli ka siis väga põnevate, uute, huvitavate külalistega. Ja täna ma tahan lihtsalt südamele panna seda, et ma näen järjest rohkem ja rohkem. Meie maailm on liikumas täiesti jumaliku naiselikkuse siis hooaega. Ja mida see tähendab? See tähendabki seda, et kõik hakkab toimima teistmoodi. Et kui sa hakkad mõtlema ka, et vau, ma tahaks nagu midagi muuta oma elu ülesannete või tööga seonduvalt ja sa ei tea, mis see on, siis on väga tark võib-olla tõesti panna aeg kirja minuga läbimurdeseansile ja saame hakata vaatama, kust otsast siis alustada selle teemaga. Sest sageli, kui inimesed ka pöörduvad minu juurde, siis selle teema käsitlemine käib neil hästi sellisest mõistuse ja meele tasandilt, mis tähendab, see võib välja näha väga siis üks-ühele mustvalgelt ja uues energias need asjad üldse enam sellisel kujul ei toimi. Ja siis lähebki väga raskeks, sest kõik see toimetamine saab välja nägema umbes nii, et sa oled siis vankri pannud hobuse ette ja siis mõtled, et miks on nii raske ja miks see hobune on villis ja verine ja miks ta ei liigu kiiresti ja miks kõik on nii keeruline. Ja nüüd ongi see hetk, kus võtta, ma soovitan teil kõigil võtta sellel suvel selline aeg endale, kus sa võtad täiesti juhtme seinast välja, kus sa võtadki, lülitad telefoni välja kas või 24 tunniks, ei vaata mitte midagi, ei ole sotsiaalmeedias, mis iganes, ja proovid endaga ühendust saada, et mis see siis on, mis on need minu kingitused, mida ma tulin siia maailmale jagama. Ja nüüd ongi, enamus inimesed mõtlevad tagurpidi, et kui ma olen siin rääkinud oma külluse rattast, mille siis kõige keskel on see seksuaalsus, siis ühes nurgas on meil suhted, siis on tervis, elu, missioon ja küllus, siis inimesed alustavad sageli mõttega, et ma peangi tegelema, siis mõtlema, et kuidas ma seda siis, nad ei mõtle isegi küllus, nad mõtlevad finantsilist siis raha saaksin. Ja tavaliselt mõeldaksegi, siis ma pean minema tööle, selleks siis seda tööd saada, on vaja siis haridust ja nii edasi. Ja nüüd me oleme liikumas siis ajastusse, kus tegelikult asi käib kõik hoopis vastupidi. Meil on vaja selgeks saada, mis meile meeldib, kuidas meile meeldib ja siis panna need asjad tegelikult enda jaoks tööle. Ja mis siis hakkab juhtuma nii, et sul tuleb idee ja 1, 2, 3, kõik inimesed, võimalused, värgid tulevad niimoodi põhimõtteliselt nagu taldrikul sul ette ja sa lihtsalt vaatad hämmingus, vau, ja mitte mingit punnitamist, täiesti kerge. Ja see on nüüd see sisemise naise, jumaliku naiselikkuse hooaeg. Kui kaua see kestab, seda on raske nagu ennustada, see on nüüd ka ühenduses kuldenergiate ja juba ka seal teemantenergiatega ja ka kristallenergiatega, kristall, kuld, teemantenergiad. Ja nüüd ongi meie ülesandeks on täielikult sügav sukelduda iseenda sisemise naise maailma, oma intuitsiooni hakata kuulama rohkem, oma loominguga tegelema, lubada endale seda tühiruumi, kus sa mitte midagi ei tee ja lisaks kõik muud asjad, mis siis saavad toetada seda kogemust, seda imelist, siis mida iganes sa oled siia tulnud nagu jagama. Ja nüüd ongi paljud ka võib-olla, et okei, ma isegi võib-olla tean, mis see üks minu talentidest on ja kuidas seda siis inimestega jagada. Aga mul on hirm, mis nad siis arvavad ja mis mu naabrid arvavad ja mis iganes. Ja nüüd, kui sa paned esikohale just selle, et ma olen siin selleks, et toetada teisi, aidata teisi, teenida teisi
siis tegelikult kaob koheselt see hirm ära, et mis nad nüüd arvavad või mis iganes. Ma olen siin selleks, et pakkuda väärtust ja kui sa hakkad sellisel kujul toimima, ongi, mis hakkab juhtuma, su külluseratas, suhe iseendaga on paigas, seksuaalsus on käivitunud, tervis on paigas, sa teed õigeid valikuid sinu keha, meele, vaimu jaoks. Sa oled juba töösse saanud võib-olla 1-2 oma elu ülesannet, et minu uskumus on, et elu missioon koosneb elu ülesannetest. Elu ülesannetel on samamoodi hooajad meie elus ja me saame need hooajad panna siis kas hooajaliselt töösse, siis selle elu missiooniga, elu ülesandega või siis nii, et nad käivadki hooti nagu siis vastavalt, mis sellega on. Ja kui kõik need on töös, siis küllus mitte ainult siis rahaline, vaid kõikidel tasanditel hakkab manifesteeruma kergusega, voolamisega väga nagu lihtsalt. Ja ehe näide sellest ongi minu siis selle suve retriit, kus pealkirjaks tuli sügav sukeldumine iseendisse. Ja mis ongi huvitav sellega, mul üldse polnud plaani seda teha ja kuidagi 3-4 inimest aktiveerisid selle, et kuule, võiks teha, viskas mõtte välja üks inimene ühest Eesti otsast, mina hakkasin mõtlema kaasa, hakkasin vaatama, mis siis ajagraafikus võimalused on ja hakkasin otsima siis, kus võiks see koht olla, tuli teine inimene, kes pakkus kohta, kus on isegi Wildwiti kokk olemas, on ju. Kõik asjad tulid riburada pidi tõesti, nagu ma siin ütlesin, et taldrikul niimoodi ilusti ette, et nagu oleks bufee siis söömine olnud. Ja põhimõtteliselt nädala jooksul oli siis terve retriit juba siis eelregistreerimisega peaaegu välja müüdud. Nüüd praegu on saada veel 2 kohta ja mis ma selle retriidi kohta ütlen, kui sa oled mõtelnud Wildwiti peale või sa oled mõtelnud minu sisemise pere peale, vot selles retriidis me võtame need mõlemad ja segame need mõnusaks koogelmoogeliks. Ja sa saad kogeda, enamus inimesi, kes on praeguseks kirja pannud, on siis selleks ajaks teinud kõik minuga Wildwiti läbi. Võib-olla mõned üksikud veel liituvad, kes veel ei ole ja siis on meil olemas pererahvas, kes on ka Wildwiti elustiilis elavad, mina olen Wildwiti elustiilis elav. Te saate juba kogemuse, te saate näha, te saate inimeste käest küsida, kuidas sinu jaoks see kogemus oli, kas Kristal on see õige kokk siis Wildwiti siis maailmas, kellega seda toimetada ja saad need küsimused ja sa näed, need inimesed saavad kõik olema väga elust ja jõust ja säravad energiast pakatavad. Ja teiseks ongi siis see sisemise pere arhetüüpide töö, sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees. Ja sisemine naine on andnud sellised impulsid, et jaa, et tuleme kokku, ajakava põhimõtteliselt osalejad ei saa, lihtsalt samm-sammu haaval, praegu oleme selles protsessis, siis tuleb see protsess lihtsalt usalduses minna sellesse tundmatusse koos minuga, usaldada mind kui teejuhti. Ja siis samm-sammu haaval sellest protsessis siis läbi minna, sügav lõõgastuda ja samas mul tundub, see tuleb ka selline enamus Eesti naistel on ikkagi see teema, et me oleme künnihobused, et see ongi selline protsess, kus on siis künnihobusest ära lahutamine. Ja tõesti, kes on eelnevatel minu siis retriitidel käinud, kus iganes, kas Mehhikos, Norras, Hawaii'l, Costa Rical, Eestis, need on alati väga põnevad, neil on alati üllatusmomente, naeru, nalja, sügavust, puudutamist, kõike on seal, sest kõik saab toimima nende inimeste siis energiate toel, kes on koos, me koos loome selle, mina olen samamoodi selles õpipoiss nagu teiegi, ma lihtsalt hoian seda ruumi, ma juhin seda seiklust ja olen siis navigaator selles ruumis olemises. Ja üks on kindel, peale seda on sul kindlasti rohkem mängulisust, rohkem selgust, ühendust oma intuitsiooniga, oma sisemise naisega, loomulikult ka oma sisemise lapsega. Lisaks ka siis kõik muu, mis kaasneb siis ka sisemise mehega, kes tahab selgemaid sihte, tahab teada, mida enam vaja ei ole, mis on vaja ära koristada, mis prügiämbrid oleks vaja välja visata ja igasugused frustratsioonid, mis on, et nendega ka tegeleda ja võimalusel teeme ka ühe võib-olla looduslikus veekohas siis ka veerituaali. Nii et see tuleb päris mõnus teistsugune siis aeg, sügav sukeldumine iseendasse. Ma soovitangi, et kui sa tuled, et siis tõesti tullagi nii, et lülitad selleks nädalavahetuseks ennast mujast maailmast välja. Ja praegu on siis nii, et olemas on veel
2 kohta, mis on siis majutusena siis majades, jagatud tubades. Ja kui sa sooviksid kindlasti siis hoida endale seda kohta, 50 eurot on ettemaks. Kui sa selle ära teed, siis on sulle koht kinnitatud ja järgnevad maksed siis saad teha siis hiljem. Ja kogu see info ma panen siia siis video alla ka, saad uuesti siis üle vaadata, mis võimalused on. Ja tõesti, mul ei olnud üldse kaas tulla isegi üldse Eestisse, siis lõpuks tulen Eestisse ja nüüd siis ka see imeline siis retriit, nii et selle koha pealt ka nagu hästi-hästi võimas. Nii et kasuta võimalust siis kogeda seda imelist kogemust koos minu ja koos imeliste teiste osalejatega. Ja kui nüüd juhtub, et need majas olevad siis ööbimiskohad saavad täis, on võimalus tulla siis ööbima oma telgiga, saab kasutada siis pesemiskohta ja tualetti majas. Ja loomulikult eraldi siis toitumise asja juurde lisada ja kellele telgi variant ei sobi, siis on ka üleval üks saal, kus saab siis oma mati ja magamiskotiga ka magada. Nii et tuleb selline vahva seiklus ja anna teada, kui see peaks olema huvi. Ma panen siia siis ka selle tutvustava lehe, sealt sa saad juba põhiinfo kätte ja tõesti, kes ees või mees, paneme siis taotluse nii, et need 2 viimast kohta saab siis ka ilusti põhimõtteliselt juba eelregistreeritud selle nädala lõpuks, nii et 1. juuni seisuga on siis põhikohad välja müüdud ja kes siis soovivad veel lisaks tulla, saavad siis natuke siukses askeetlikumas vormis tulla. Nii et tuleb põnev, vägev, sügav sukeldumine iseendisse, et just sellepärast ongi iseendisse, et meil on palju erinevaid osasid. Nii et anna teada ja kui see peaks sobima, aga sa tahaksid tulla kas siis mõnele seansile, mis iganes. Vaatama just eile siin tegin oma Facebooki seinale mõnusa postituse, kus ma siis jagasin. Sa pead küll olema minu sõber, et seda siis näha, kus ma jagasin, mis erinevaid võimalusi veel minuga selle suve jooksul on. Ma olen suvel Eestis 22. juuni kuni 9. august ja ma olen seal peamiselt just siis Mindvalley ülikoolis õppimas, aga paigutan siis graafikusse ka palju teisi põnevaid asju. Nii et kohtume sellel suvel ja kui ei kohtu, siis anna ikkagi teada, sest väga paljusid asju saame teha ka online teel. Ja kui keegi juba siin mõtleb Wildfiti peale, siis järgmine grupp alustab septembri alguses. Nii et anna teada, sinna juba vaikselt ka inimesed kogunevad. Nii et palju-palju põnevat ja palju alohat. Loodame, et kohtume. Mahalo!